Kubismi rajasid 20. sajandi alguses Picasso ja Braque, võttes eeskujuks Cézanne'i loomingut. Cézanne oli proovinud looduses esinevaid vorme lähendada põhikujunditele ehk siis silindrile, kuubile ja koonusele. Siin on üks Cézanne'i maale, kus ta ongi kujutanud inimesi, aga ta on proovinud ka seal leida neid põhivorme. Ja ka Picasso hakkas lähendama looduslikke vorme geomeetriale ja 1907. aastal maalis ta esimese kubistliku maali, Avignoni neiud, mis on siis siin, kus inimesed ei ole üldse normaalsete inimeste moodi, vaid nad ongi proovitud teha niimoodi, et on kasutatud, siin on mingi kolmnurgalaadne asi, siin on mingi nelinurkne kujutus ja nii edasi. Kubismile sai omaseks nähtava reaalsuse tükkideks võtmine ja esemete korraga mitmest küljest näitamine. Ja seda nimetatakse analüütiliseks kubismiks, mis tähendab seda, et mingi ese võeti tükkideks ja siis pandi kokku tagasi, aga geomeetrilisemalt. Et siin on näiteks mingi puu, siin on mingi maja, siin on mingi muru, et väga arusaadav, mida on kujutatud, aga kujutatud on seda selliselt nagu tükiliselt. Kubismi peamiseks väljendusvahendiks olid pinnad, jooned, mahud ja mitte värvid, aga 1912. aastal leiutas Braque kollaaži ehk siis hakkas kleepima oma maalidele erinevaid asju, näiteks riidetükke, tapeeti, ajalehti, ajalehe väljalõikeid näiteks ja nii edasi, et siin on üks tema kollaaž, kus ta on midagi maalinud, aga siin on ka välja lõigatud üks ajalehest mingi pealkiri. Teine kubismi suund on sünteetiline kubism, mis käis niimoodi, et kunstnik lõi mingisuguse abstraktse kompositsiooni ja siis hiljem lisas sellele mingi motiivi ja siis mõtles välja sellele ka pealkirja. Et siin on linn, kus kunstnik hakkas lihtsalt midagi maalima ja siis hiljem otsustas, mis see täpsemalt olla võib.